Ahoi kotkad, mis toimub siis? Nüüd on päris mitu külma ööd ja päeva siin meil möödas ja lähme sopi peale proovima, kuidas jääpaksus on. Et ma ei tea, kui hästi siit näha jääb, aga jõgi on ka servadest kinni ja sealt tagant nagu eelmine aastagi sealt kuskilt on jõgi juba täitsa kinni. Ehk siis jäätükid, mis siin vee peal ujusid, umistasidki sealt kuskilt ära mingi koha, mis on aeglasema vooluga jäetus ära ja nüüd järjest mingid tükke väikseid veel, ma näen, kaamerasse võib-olla ei jää, hakkab ummistama sealt ära ja jäätab ära ja ta lubab siin nüüd paar päeva natuke soojemat, aga ikkagist miinused ja siis jälle kõvad miinused tagasi. Aga me lähme nüüd vaatame paistega jääd paksust. Et ma usun, et siin on päris paks siin sopi peal juba see asi, et vaatame selle asja üle. Nii, ja proovime siis esimese augu ära siin kalda ääres. Oi, kui palju jääd on. Jääd on ikka väga palju juba. Nii palju poleks oodanudki. Kohe mõõdame ka. Et siin kalda ääres on vesi peale tulnud natukene, aga jää on paks. Et vaatame, mõõdame, mis ta on meil siin. Ei ole võimalik. 16 sentimeetrit jää on meil siin, poisid. Et võtame kaugemalt ka. Ossa jeerub. Nii. Ja siin on meil seis. Tuled filmid ka või? Keegi ei usu. Mis ta ütleb seal? 12, okei. Jah, 12 ja serva taga. No selge. Aga probleem on see, et meil ei ole tõuku praegu ja poisid lähevad kohe Põlvast bussi peale, aga ma saan Põlvast äkki Coop ehituskeskusest tõuku. Ja siis ma proovin särge püüda ja paneme unnad sisse. Aga põhimõtteliselt jah, jää on hea ja jää läheb iga päevaga paksemaks, sest täna päeval on 0 ümber temperatuur. Öösel läheb miinusesse tagasi ja homme päeval on juba jälle miinused ja läheb järjest külmemaks, nagu ta siin lubab. Aga muidu on äge, lähme vaatame sinna jõe äärde ka, et kuidas seal see asi paistab meil. Puuri võime siia välikööki juba jätta, aga ma arvan, et paneme pöördesse selle trelliga puuri või polegi vaja veel trelliga puuri, jää pole nii paks siin sopi peal paar auku teha. Polegi võib-olla vaja kohe. Et võt siin niimoodi. See keerutav koht, kus me siin ka vahepeal lutsu püüdsime, täiesti jääs. Aga siia peale me ei roni, sest et jõe peale on siiski ohtlik see asi. Siit võib läbi minna, aga jah, jõgi on niimoodi, et keskelt väike nire voolav ainult. Et nii palju külma oli siin, et pole siis ime, et sopp juba kannab. Aga jah, ma arvan, et järgmine klipp siis, kui ma proovin särge püüda, et homme tõenäoliselt ma täna ei jõua, et ma viin poisid nüüd ju bussi peale ära, aga meil läheb siin pimedaks, enne kui ma tagasi jõuan. Aga jah, siia peale ma ei roni, aga kui siin nüüd tõesti mingi -15 veel paugutab järjest mitu päeva, siis võib olla, aga siis hästi ettevaatlikult ja kogu turvavarustusega, mis on. Sest et see koht on siin suhteliselt seisva veega. Jah, aga selge. Lähme siis ja toome tõugud ära. No nii, ja hakkame siis kalastama. Et teen mingid augud valmis käsipuuriga praegu. Ma ei viitsi seda trelliga puuri siia alla vedadagi. Siin ei ole nii palju neid auke vaja praegu, et ei viitsiks käsipuuriga puurida. Ja loll lugu muidugi, et ma ei saanud Põlvast eile tõuku. Ehk siis mul on ainuke variant proovida püüda vihmaussi jupiga. Et mul on neid väikseid usse veel karbiga järgi ja proovime, kas niimoodi õnnestub, et paneme selle jupi tirgu külge ja saada nii-öelda elussööda kala. Et siis unnad sisse panna, et Kairitil ka hirmus kalaisu ja ise tahaks ka praehaugi ja võib-olla õnnestub. Aga midagi, teeme mõned augud siia valmis ja siis proovime siis. No siin ööga on tulnud veel nii palju jääd juurde, et tundub juba siin nii enam-vähem 20 senti olema.
No siin augu peal keegi nokib, esimene auk, kus nokib keegi. Et mujal aukude peal midagi ei toimunud. Ta on siin rohu vahel. Siin ma olen selle rohu vahel. Rohkem, kus suvel need roolabidad olid. No. Nii, midagi on. Hopsti, ahven hoopis. Vaata, mis tuli hoopis. Täiesti normaalne ahven. Ei saagi elus sööta, tuleb ahvenet õppida fileerima hoopis ja teha seda siis. No mis seal ikka, proovime veel, mis siin all on. Ei taha nagu jah, rohkem võtta praegu. Ma ei tea, särg ei taha üldse seda ussi juppi, et äkki saan sealt. Vaatan, kas jõuan veel. 3 pannakse kinni pood sinna Räpina ehituskeskusse, aga ma kahtlen, et seal ka on seda vakla. Ehk siis jah, no vaatame. Aga siia vahele veel juttu, et kuna nüüd hakkab uuesti külmutama siin ja ma vaatasin eile jääkaardi pealt, et tegelikult on juba paar kohta, kus on isegi lubatud püüda. Ja kuna siin kõvemad külmad tulemas, siis varsti, et jälgige Facebookis kuulutusi, et varsti on tegelikult tulemas ka talvised kalastuslaagrid. Et ma arvan, ma ei tee neid siin nüüd enda selle sopi peal, vaid need tulevad kuskil RMK majade sööbimisega. Ehk siis tuleb mingisugune koht välja vaadata, mis on RMK maja järve kaldal. Ehk siis saab niimoodi, et RMK maja sööbida ja siis seal järve peal püüda. Aga no, küll sellest juba siis juttu tuleb, kui päris laager tulemas. Aga hea küll, käime kähku Räpines ära ja vaatame, kas seal õnnestub mingisugust sööta saada paremat. Tõuku ei saanud, seega sopi peal täna ei püüa. Järgmine päev läheb hoopis ühe lähedal oleva järve peale proovima ja proovib siis põiklandiga. Loom mõtleb, et ta väravast välja minek, aga tegelikult võtame keiu lumetuubi siit eest ära ja läheb loom siia peale. Ja sõidame sinna ja vaatame juba jää peal. Loom! Oot nii. Ja lähme siis mäest alla järve äärde. Et mul on sükene suur kelk, kuhu kõik vajalik mahub ilusti lahedalt peale ära. Ka kalad, mis kätte saab, kui saab. Ja ega midagi, siin on sükene koht, kus me suvel oleme ujumus käinud. Ehk siis siin on nagu, selle ujumiskoha juures on sükene liivasem, kus ahvenale võiks meeldida. Et ma ei hakkagi võib-olla kaugele ronima siit, et teen seda püüki siin samas, kus nii-öelda ujumiskoht on, kus me poistega suvel käisime ja tundub, et siin ka nagu väga palju lund peal ei ole, ehk siis võiks olla päris paks jää. Inimesi kedagi tundub käinud ei ole, ei näe vähemalt inimeste jälgi. On ainult mingid loomajäljed igal pool siin risti-rästi. Aga selge, kalda äärest vaikselt hakkame proovima, kui paks jää on ja siis niimoodi ettevaatlikult läheb, et ei roni sinna keskele kohe. Ja täna siis puurime juba trelliga. Ja vaatame kohe jääpaksuse ka ära ja paneme muidugi, me oleme praegu siin selle koha peal, kus on põlvini vesi, et siin ohtu ei ole. Siin ma tean, kus siin sügavused ja kuidas on, aga paneme ikkagist, kui natukene nüüd eemal hakkame minema kaldast ohutuse mõttes need asjad kaela, vaatame, et nöörid sassis ei ole kõik ja siis puurime auke juurde ja hakkame proovima, et ma teen augud valmis ära mingi portsu. Ja jääpaksus on siin ka 12 sentimeetrit, nagu meil seal sopi peal esimene päev oli keskel. Aga midagi, paar auku juurde veel ja siis hakkame vaatama, mis landiga püüame. Ja alustan sellise landiga. Vaatame, kas tuleb miskit otsa.
ja mul on niimoodi see süsteem, et mul on 3 ritva. Iga ridva küljes erinev lant, siis ma ei pea lanti vahetama kogu aeg. Ja on kaasas kanku, et kui midagi kätte saab väiksemat, võtan kaasa, panen unna sisse oma soppi, sest ma sealt ju särge ei saanud ja tõuku ei ole veel, et siis saab kas või väikse ahvena näiteks sinna elussöödaks panna. Et pikalt püügiaega ei ole, 2 tundi maks, sest et päike hakkab varsti loojuma, aga noh, proovime ära. Kohe siit samast kalda äärest hakkame järjest minema need auke. Et ma tegin siin päris hunniku, nii loeme kokku. 14 auku ja vaatame siis, kas hakkab midagi siit otsa. Et see on selline liivasem koht keskele poole. Ma siit ei lähegi, seal on juba mudasem. Vaatame siin selle liivase koha peal, kas siit tuleb. Et siis seni mitte midagi. Aga noh, minu jaoks uus veekogu ka. Esimest talve siin ju ma püüan. Mis siis veel jutuks, et aga siia vahele võib vaadata. Meil jäid rajakaamerasse üks väga ilus kährik. Tuli vaatas seda rajakaamera neid öötulesid. Vaata, natukene on õrnalt näha tegelikult need infrapunatuled, kui see kaamera filmima läheb. Passis seal natukene aega ja siis pani tagumikku maha. Ja siis üks rebane ka ilus jäi peale. Vaat nii. Ja teine asi, minge e-poodi. Vaadake sealt, seal on jälle uued tooted, kes veel pole näinud, et on need tarusallid on seal ja jube head siuksed pehme selle metalliga tulepulgad ka, mis on siis kaela riputatavad nahk tuppe sees ja puidust käepidemega ja logo peale kõrvetatud. Aga ma teen selle tiiru nüüd selle landiga ära siin ja siis ma nii-öelda võtan teise ridva, teise landiga, äkki nad ei taha seda lanti või äkki pole kellaaega õige või noh, kunagi ei tea, mis neile ei sobi. Huvitav, et mitte midagi ei toimu, isegi väike ahven ei ole nokkinud ka. Olen nüüd 3 lanti proovinud, mis tähendab seda, et ma ei usu, et mul siin palju lootust on midagi saada täna. Ja tegelikult ma ei tahtnud minna rohkem sinna keskele poole ka. Ma proovisin, puurisin ühe augu veel seal edasi ja seal oli juba 8 sentimeetrit jää ja läheb tõenäoliselt võib-olla õhemaks keskel, et ma ikkagist võõra veekogu peal, täiesti võõra veekogu peal siin ei tea, et ei julge minna praegu üksinda kaugemale ka, mul ei ole päästevesti ka siin all ja et ma tulen teine päev, et täna öösel lubab ilmateate järgi -14 pidi tulema, aga noh, nagu siin kogemus on näidanud, siis see, kui ilmateade lubab see -14, siis tuleb -20 ja siin paar ööd järjest, ehk siis paari päeva pärast ma julgen juba minna siin igale poole. Siis peaks olema see hirmsasti hästi jäetud, sest et lund siin peal ei ole palju ja selle suure külmaga jäätab ära, aga mis ma nüüd tahtsin proovida, et kuna mul tõuku ei ole, siis ma vaatan lihtsalt, mida mul peale ussi veel kodus on ja äkki mine hullud ja äkki võtab isegi saiakuuli. Kellel on kogemusi mingite muude asjadega talvel peale matõlli ehk siis sääsevastse ja tõugu, et kui midagi sööta otsa pole panna, siis mida olete pannud ja mis on võib-olla töötanud, et andke mulle ka nõu, et ega siin maakandis, et kui ma nüüd Võrru ei plaani sõita või Tartu, siis mul ei ole tõenäoliselt siin lähipäevil kuskil vakla võtta. Et mida veel võiks proovida, et elussööta kätte saada. Ja noh, niisuguste lantidega, ma ei näidanudki, et teine lant oli nüüd see, mis ma proovisin, see on oma parandatud sabaga veel, läikiv pleki saba, et seda ka ei võtnud. Ja mis ma veel proovisin, oli keegi mulle on kinkinud, ma ei mäleta, kes see mulle saatis, sükene hästi väike tutiga pealt punane, alt hõbedane sükene lant, proovisin ka süke väike veel ja ka seda ei võtnud keegi. Et siis ma lähen proovin veel ussijupiga ja võib-olla siis saiakuuliga enda seal sopi peal, kuni see viimane tund veel valgust on. Et ma ei näe mõtet siin praegu kükitada rohkem, et väike ahven oleks ikka võtnud juba. Või siis jah, ma ütlen, ma olen vale koha peal, pean siin ringi liikuma rohkem, aga ma lihtsalt ei tea veel selle järve sügavusi ega midagi. Eks ma plaanin ikkagist see talv sponsorite kaudu või kuidagi omale mingisuguse kajaloodi ka saada uuesti, et millega siis sügavusi vaadata ja kas kala üldse all on või mitte. Aga selge, näeme siis kodus sopi peal uuesti. Nii, sopi peal uued augud tehtud
ja vaatame, kas õnnestub sellise asjaga, et mul pisike saiakuulikene siin tirgu küljes midagi saada või ei õnnestu. Ja vahivärki. Ja vahivärki saingi, aga suur särg liiga. Ma ei tea, vaatame, kas saame väiksema ka. Või mis särg? See on turb ju hoopis, jah. Vahivärki, see on turb hoopis. Aga ma arvan, see on liiga suur elus söödaks. Paneme uue saiakuuli otsa ja vaatame, mis veel õnnestub. Ja. Või jätan selle alles, kui mingi päev tahaks lutsu püüda veel. Vot, nii teemegi. Opadi! Nii, mis jälle otsa tuli? Jälle turb. Mis värk nende turbadega nüüd on? Et neid vendi niimoodi tuleb. Ja jälle liiga suur. Ma ei oska sellega muud midagi teha, kui jälle tagasi lasta. Et see on elus söödaks liiga jõuline kala. See tõmbab lihtsalt mul unna ise lahti. Aga mis mõte on ikkagist mulle, ma vaatan, et see kuramuse nii külm on juba, et praegu ka jube raske, kui tamiil jääb sinna jääuku kinni juba sekunditega. Et ma arvan, et ta tõmbab sinna jõele nii suure jää peale nüüd, et ma saan seal jõe servas seal kuni 2 meetrit kaldast peale homme õhtul, ülehomme õhtul. Ja paneb sinna sisse lutsupüügi mingi värgi. Ehk siis see üks turb, mis mul seal on, üks turb jätan järgi. Ja proovin lutsupüügi värki võib-olla, äkki õnnestub. Et muidugi loomulikult hästi ettevaatlikult kangiga peksan enda ees iga sammu ees ja kõik turvavahendid ka. Et jah, sinna jää peale minna serva. Aga no seda vaatab, mõte lihtsalt selline praegu, aga no proovime edasi selle saiaga veel natuke aega on, et mis siin veel tuleb, aga jah, kogu aeg kipub seda miil kinni jäätuma, nii suur külm on juba, pärast vaatame ka, mis see külm siin praegu on. Ja siis rääkige, kes on proovinud nende kunstmatellidega, punaste ussikestega, et kas on kellelgi olnud õnne nendega ka või kuidas need toimivad? Need lõhnastatud tõugud või kummitõugud ja igasugused kummisöödad, et kui mul siin midagi muud võtta ei ole, siis võib-olla mul tasuks soetada mingi karbikene neid omale siin talveks. Ega praegu rohkem midagi ei toimu, auk kipub jah jäätuma kinni kogu aeg. Et ma arvan, ma tänaseks lõpetan ära, et ei saanud elus sööta, proovin homme uuesti veel saiaga või ussijupiga, praegu ma nüüd ussiga ei proovinudki. Lihtsalt saiaga, et läheb külmaks ära ja homme päeval vaatan korra uuesti, kas saan elus sööta. Vaat nii, et vaat niisugused kehvad, aga päris ilma ei jäänud. Vähemalt ahven eile ja täna siis 2 turba. Aga mis seal ikka? Kerige magama ära kratid ja näeme järgmises.